Lahendame nüüd need kaks võrratust intervallide meetodi abil. Kõigepealt esimese võrratuse lahendamiseks lihtsustame selle võrratuse ära. Me näeme, et kõik kolm tegurit sisaldavad avaldist x ruut miinus 1 ja siin on ta siis astmel 1, siin on astmel 2 ja siin astmel 3. Ja kuna teame, et korrutamisel astendajad liidetakse 1 pluss 2 pluss 3, saame siia astendajaks 6. Ja oleme siis oma võrratuse esitanud sellisel kujul. Nüüd leiame selle avaldise nullkohad. X ruut miinus 1, see on siis x pluss 1 korda x miinus 1 ja saame siis vastavad nullkohad 1 ja miinus 1. Nüüd tegelikult muidugi päris õige need 1 ja 2 ja märkida ei ole, sest me näeme, et siin on astendaja 6, ehk tegelikult mõlemad nullkohad on siis 6-kordsed. 6-kordsed ehk paarisarvkordsed. Et me võime esitada muidugi need lahendid siis ka niisugusel kujul, et esimene lahend, siis 6-kordne, no ja siis sellisel juhul siit juba edasi, järgmine jällegi 6-kordne, et võib esitada ka sellisel kujul. No igatahes, kui me hakkame neid lahendeid arvteljele märkima, siis neid 2 tükki siin on, miinus 1 ja 1. Ja nüüd selleks, et otsustada, kas alustada abijoonega ülevalt või alt, vaatame jälle selle avaldise kõige kõrgema astme kordajat, see on positiivne. Ja alustame siis abijoonega ülevalt ja nüüd me ei läbi mitte kumbagi nullkohta, sellepärast et mõlemad on paarisarvkordsed, 6-kordsed ja järelikult meil näeks siis see abijoonis välja selline. Ja nüüd meie võrratus oli väiksem nullist, see tähendab, meid huvitaks piirkond, kus abijoon on x teljest allpool, aga x teljest allpool ei ole ta mitte üheski piirkonnas, siis järelikult selle võrratusel lahendid puuduvad, ehk võime siis ka lühidalt sümboolikat kasutades kirjutada, et x kuulub tühja hulka. Aga võib ka sõnadega selle välja kirjutada. Vaatame nüüd teist võrratust, x ruut pluss 1 korda x astmel 4 pluss 1 korda x ruut miinus 1 on väiksem võrdne nullist. Nüüd kaks esimest tegurit, siin me märkame, et nendel avaldistel nullkohad puuduvad. No, kes soovib, võib ju enda jaoks kirjutada välja need võrrandid, et asi oleks, seal on astmel 4, silmadees, aga tegelikult seda muidugi tegema ei pea. Nii et x ruut pluss 1 võrdub nulliga, saaksime ju, et x ruut võrdub miinus 1, reaalarvulised lahendid puuduvad, ruut ei saa olla negatiivne, teisel x astmel 4 võrdub miinus 1, täpselt sama lugu. Ja nüüd, kuna nendel avaldistel nullkohad puuduvad ja mõlemad kordajad, kõige kõrgem astme kordajad on positiivsed, siis järelikult nad meie võrratuse lahendi hulka üldse ei muuda ja võime need jätta tähelepanu alt välja. Nüüd viimane, kolmas siiski annab meil nullkohad, x ruut miinus 1 võrdub nulliga, saame 2 nullkohta, üks on 1 ja teine on miinus 1 ja sellisel juhul ruutliikme kordaja on positiivne, nii nagu ruutvõrratust lahendades, miinus 1 ja 1, saame omale sellise abijoonise. Nii et esimesed kaks jätsime sellepärast mängust välja, et nendel nullkohad puuduvad ja avaldise väärtused on positiivsed. Põhimõtteliselt võime ju positiivse arvuga alati ka avaldise läbi jagada ja sellega siis meil ka võrratuse märk ei muutu. Ja nüüd on meil vaja siis leida siit lahendi hulk väiksem võrdne nullist, ehk kus abijoon on allpool x telge ja saame siis lahendi hulgaks, kuna meil on mitterange võrratus, siis lõiguna miinus 1 kuni 1. Ja oleme selle võrratuse lahendanud.